Oleme hetkel siis Ülemiste veepuhastusjaama A-hoone filtrite 16–19 saalis. Antud filtrid olid pikka aega kasutusest väljas ja kuna need on A-hoone praktiliselt kõige suuremad filtrid, siis pärast rekonstrueerimist on Tallinna Veel oluliselt suurem võimekus tagada Tallinna elanikele piisav joogiveevaru. Ligipääsuteed nii galerii poolt kui ka siia filtrite ruumi oli üsna keeruline. Kuna me asume jaama 3. korrusel, siis kõik esemed, materjalid, mis oli vaja tuua ruumi sisse, tuli tõsta 3. korrusele läbi akna ja kõik torud, mis asuvad tehnoloogilises galeriis, tuli tuua läbi ukse. Seejärel tuli teostada 90-kraadine pööre ligikaudu 6-meetriste torudetailidega ja seejärel tuli need kuni 600 mm torud suunata tehnoloogilisse galeriisse, kus siis sissepääsuala oli alla meetri ja galerii ise ainult 1,5 meetrit lai. Kõige kõrgem toruliin oli galerii põrandast umbes 6 meetri kõrgusel ja torude tõstmiseks kasutamises ajutist peltri lahendust, mis asus siis üleval filtrite ruumis. Keeruliseks mõnevõrra osutus ka asjaolu, et me pidime hoidma töös galerii kohal olevad torud, siis need ajutiselt toestama, uued talastikud alla ning seejärel juba saime siis uue torustiku ehitusega alustada. Torustikele paigaldati uued pöördklapid ja ajamid. Seinad said torpeedbetooniga uue tugeva kihi, mille peale siis kanti hüdroisolatsioon. Ehitasime ka uue vahepõranda, mis aitab siis puhtal veel filtreeruda läbi pilumütsikeste. Paralleelselt rekonstrueeriti filtrite seinad ja galeriisse paigaldati torudetailid. Ruumi said paigaldada uued piirded, redelid, erinevad kontrollerid ning ka seinad ja lagi sai uue välisilme. Ülemiste veepuhastusjaamast saatis alguse protsess, kus puhas joogivesi jõuab ligikaudu kuni 500 000 inimeseni Tallinnas.